Tere Eero, me oleme taas istumas kahekesi siin laua taga, sest podcastid, mida me oleme viimaste auksjonite eel salvestanud ja kunstist rääkinud, on publiku hulgas populaarseks osutunud ja inimesed on koguni küsinud, et kas ka selle auksjoniga taas me teeme podcasti ja seda me tõepoolest siin nüüd praegu teeme ja selleks me siia kogunenud oleme, et rääkida sellest kunstist, mis Hausgalerii seinu kaunistab, dekoreerib, ilmestab ja väljakutseid esitab nii meile kui ka publikule, et sellesse kunsti taaskord süveneda. Selle auksjoni peatükkide jaotus, sest me oleme ju armastanud viimasel ajal neid pilte ikka gruppidesse ja peatükkidesse jaotada, et tekitada mingit selgemat ülevaadet ja luua mingeid omapoolseid visioone kunsti tervikust, mis meile sellest tänases hetkes tundub oluline. Ja need peatükid oleme me teinud ehk seekord pisut meelevaldsemalt, kui muidu me ei ole jälginud nii väga kronoloogiat, me ei ole jälginud kümnendeid, võib-olla ka mitte nii väga selgelt mingeid gruppe või rühmitusi. Küll oleme me aga jälginud mingeid sisulisi ühisjooni, mida ühed või teised teosed ühes või teises grupis koos kannavad. Nii et seega on meie auksjon seekord jaotatud esimeseks päevaks ja teiseks päevaks ja mõlemalt auksjonilt leiab töid nii varasemast perioodist kui ka hilisemast perioodist, kuigi võib-olla mingi selgema rõhuasetusega siiski siia või sinna poole. Mis nende peatükkide koostamisel sinu jaoks kõige inspireerivam oli? Mis oli see esimene peatükk, mille sa enda jaoks selle auksjoni valikut vaadates kaardistasid? Ma esimest peatükki ei mäleta, aga kui vaadata läbi kunstiajaloo ja nagu auksjon vaatab 100 aasta lõikes enam-vähem Eesti kunstiajalooga, siis on alati huvitav leida, kuidas mingid teemad, motiivid või lähenemised värvile näiteks või pinstelilöögile, kuidas nad ei kordu, aga kuidas nad muutunud kujul uuesti ja uuesti tulevad. Ja see ajaloo taaskordumine, aga siiski mitte muutumatul kujul, vaid muutuval kujul, et see on alati huvitav jälgida ja tõmmata paralleele teoste vahel, kus esmapilgul tundub, et seal on üpris vähe ühist. Sest on ju mingid peatükid tegelikult, mille kohta me võime öelda, et mis nendel eestlastel on selle ühe või teise teemaga, mis pidevalt nagu kordub. Et mis neil eestlastel on selle Lõuna-Eestiga või mis neil eestlastel on selles Lõuna-Eesti kontekstis selle Pühajärvega? Eks neile küsimustele on mitmeid vastuseid. Ütleme, selliseid teemasid, mis korduvad, on veel, et Lõuna-Eesti suuresti seetõttu, et kunstnikud olid sealt pärit, aga ka maastik on nii-öelda maaliline või tajutakse maalilisena, et seal on huvitavad vormid, vaheldusrikkad vormid, mäed, künkad, orud, järved ja nii edasi. Kunstnikul oli enda isiklik side, lisaks muud põhjused, aga laiemalt looduse ja maastikumaailmine üldse on Eesti varasemale kunstile eriti väga iseloomulik, aga ka näiteks natüürmort, kus me näeme terve rida selliseid töid, kus kunstnik on kujutanud taimi, lilli, esemeid, aga need ülesanded võivad olla väga erinevad. Ja teiselt poolt võib küsida, et mida ei ole Eesti kunstis eriti, on kindlasti figuraalkompositsioonid, ehk tööd, kus on palju inimesi koos. Siin auksjonil on nüüd mõned erandlikud tööd, Richard Uutmaa alepõletajad näiteks või Ann Audava pead, kus on inimesi kujutatud ja meisterlikult ja hästi, aga need on erandid, mis kinnitavad reeglit. Üldiselt Eesti autorid pigem maalivad loodust, lilli, maastikke, taimi, ka linnasid, aga mitte niivõrd inimesi. Kui me selle Lõuna-Eesti juurde siin korraks veel tagasi tuleme, siis sellel auksjonil on üks äärmiselt suureformaadiline ja väga imposaantne ja panoraamne töö Aleksander Vardilt signeeritud veel Bergmanina. Mis sind selle töö juures kõige enam kõnetab või mis selle töö sinu jaoks teeb erandlikuks Eesti kunstiloos? Alustada võiks, mis teeb selle töö erandlikuks Vardi loomingus. Erandlikuks teeb see, et see ei ole veel riiklikus kollektsioonis, et see on varane Vardi, ennesõjaaegne Vardi ja suuremõõtmeline Vardi, et selliseid liigub, nagu öeldakse, väga harva. Teiselt poolt, kui me vaatame varast Vardit, siis ta on sageli väga
hoogne või vähemalt jätab sellise mulje. Need vormid ei ole üksteisest väga selgelt eristunud, vaid seal on kattumisi, üleminekuid. Antud töö puhul on ta olnud kuidagi väga mõõdetud, tasakaalukas, kõik on paigas, kompositsioon on paigas, ta on detailidele keskendunud, maal on tõesti iga ruutsentimeetri ulatuses läbi maalitud ja sellisena ma ütleks, et jah, ta on üpris erandlik Vardi varases loomingus. Mis puudutab Eesti kunstiajaloo konteksti, siis teda ühendab väga paljude autoritega see Pühajärve lembus. Et tõesti seal alates Konrad Mäest ja isegi mitte lõpetades, sest ilmselt see traditsioon kestab edasi, paljud autorid käisid. Aga Vardi puhul ei ole see dokumentaalsus oluline, et ei ole oluline, et see on nüüd just tingimata Pühajärv, vaid see meeleolu, see kaugusesse avanevad vaated järjest pöödena tulevad ja lähevad, et see on palju olulisem tema jaoks. Ma tahaksin 2 tööd tegelikult sellest Lõuna-Eesti grupist veel välja tuua, et ma ise mainiksin siin Murakini tööd, mis on äärmiselt selline dramaatiline, jõuline, võib-olla pisut mitte ehk niivõrd tüüpiliste värvilahendustega teos Eesti kunstiloos laiemalt, aga siin kõrval ehk ka Leppo Mikko, mis on väga põneva kompositsiooniga. Leppo Mikkot ju teatakse ja tuntakse sellise tugeva kompositsiooni meistrina, et siin on selline ebatüüpiline lähenemine, kus puud oleksid justkui pildi raamistikust välja lõigatud, et ta nagu fragmenteerib pisut seda vaadet, mida ta näeb. Ma arvan, et mõlemad autorid ei ole maalinud neid töid looduses. Mikko ka ise on öelnud, et seal pärast sõda vähemalt ta maalis ateljees ja looduses ei pidanud vajalikuks maalida. Aga kui Murakini puhul tundub samamoodi, et ta ei ole proovinud tabada midagi, mis looduses on, vaid loodus on tal ettekääne selleks, et kasutada värve, aga üles ehitada ka vorme. Nendel samadel aastatel, kui Murakin maalis antud töö, siis tal tegelikult sarnaseid töid mõned on veel. Ja kui rääkida vormidest, siis silmapiirilt üles koprutavad pilved, päris massiivsed, dramaatilised, kui nad mängipilvi meenutavad. See on talle omane sellel perioodil ja lisaks ka see kompositsiooni printsiip, kus me näeme mägesid, nende vahel on veesilm või siis org ja siis kauguses need pilved, et säärane ruumi ülesehitamine on mitme töö puhul. Ja värvid jah, väga jõulised, väga kaheldav, et Murakin nüüd Viljandi lähedalt päriselt niimoodi koges, et tema eesmärk ei ole siis leida looduses midagi huvitavat ja see võimalikult hästi üles maalida, vaid väljendada midagi kunstilist ja selleks on siis loodusabivahend. Mikko samamoodi, tema ütles, et põhjus, miks ta looduses maalimas ei käi, sest ta ei otsi looduselamust enam, vaid kunstilist kogemust. Ja tema jaoks see küsimus, mida maalida, ei ole eriti oluline. Palju olulisem on küsimus, kuidas ma maalin, kuidas need vormid, kuidas need värvid omavahel suhtlevad. See on palju olulisem sellest, et nüüd põõsas oleks äratuntavalt põõsas ja linnuke. Üks töö on selles grupis veel tegelikult, mida välja tuua ja see on Eduard Ole 24. aastal valminud ka Lõuna-Eesti maastik, sest Eduard Ole Eesti kunstnike rühma liikmena ju püüdles sellise kubismi ja konstruktivismi poole ja see oli üldse väga uuenduslik ja uuendusmeelne rühm tegelikult tollases ajas. Mida sa siin rõhutaksid ja välja tooksid selle Ole töö puhul? Ole puhul, mis tähistab 100. sünnipäeva sellel aastal, Ole jaoks ma ütleks ka, et loodus on ettekääne selleks, et vorme uurida. See 24. aasta oli kunstnikude rühma või üldse Eesti kubistliku liikumise jaoks väga märgiline. Sama aasta alguses toimus Eesti ja Läti kubistlike autorite ühisnäitus ja nüüd Ole on läinud suvepuhkusele ja ta jätkab neid otsinguid, et see näitus on teda ilmselt veennud, et ta on kas siis õigel rajal või huvitaval rajal, et see on tema jaoks oluline. On näha, et see töö on ilmselt maalitud vahetu mulje ajal, võib-olla vabas õhus, looduses ja nii edasi, aga küsimus ei ole enam selles, et jällegi seda looduselamust edasi anda, vaid mingeid vorme tajuda, mingeid vorme leida. Ja siin võiks hüpata tegelikult Henn Roode töödesse,
kes pool sajandit hiljem töötab natukene sarnasel meetodil ja Roode, kelle sünnist ka möödub 100 aastat tänavu, tema märkmetes korduvad sõnad tõde ja absoluut. Ta ei tegele ilu, harmoonia küsimustega, nagu väga paljud teised Eesti autorid, vaid sellega, et mis on selles, mida ta näeb, olemuslikku, mis on see tuumne. Ja nii Ole kui ka Roode siis proovivad geomeetriliste vormide kaudu eri perspektiividest ja tahkudelt midagi vaadates leida siis seda, mis võiks olla tõe. Sten Roode oli ju omas ajas ja rääkides tegelikult ka 60-ndatest ja väga 70-ndate algusest, kust pärinevad need teosed, mis on sellel oksjonil Henn Roode peatükis, sest tõepoolest me oleme Henn Roode loomingut eraldi rõhutanud, äärmiselt modernismihangulised. Henn Roodele me ka pühendame terve näituse pärast meie kunstioksjonit Henn Roode 100, et siin kindlasti saab olema nii ühte kui teist põnevat veel tema loomingust vaadata ja sellesse tõe teooriasse, millega ta tegeles ja sellesse absoluudi teooriasse veel nagu täpsemalt süveneda. On ka räägitud, et Henn Roode olla olnud seesugune maalija, kes samamoodi pintslit töölt tõstes igal hetkel oli tema jaoks töö valmis, et ta olla teda maalinud nagu tehniliselt erinevate nurkade alt ühtemoodi. Oled sa midagi sellest kuulnud? Roode kohta kahjuks ei ole väga palju avaldatud. Nüüd viimastel aastatel või heal juhul isegi aastakümnetel üht-teist on, aga nõukogude ajal siiski ta ei olnud keelatud autor, toimusid näitused ja nii edasi, aga ta ei kuulunud sellesse, kuidas siis öelda, nõukogude Eesti kunstikaanonisse, sest liialt eriline, liialt kahtlase taustaga, kõik nii edasi, et seetõttu jah, Roode ootab veel endiselt lavastamist ja see tema mõju, mis oli ümbritsevatel, aga ka teiste kunstnike mõju talle, näiteks Olav Marani mõju talle, vajaks uurimist. Roode puhul veel, kui tõmmata üks paralleel siin oksjoni valikusse, siis Roode puhul on jah räägitud ja väga õigustatult sellest, kuidas ta uuendab Eesti kunsti 60-ndate lõpus, 70-ndatel, abstraktne kunst, kubistlike mõjutustega kunst ja sageli Henn Roode või Elmar Kitse abstraktsete uuenduste kõrval on tähelepanuta jäänud mitmete naisautorite, samuti 60-ndatel, võib-olla isegi varem tehtud samas suunas katsetused. Nüüd siin oksjonil on näiteks Kaja Kärneri teos, mis ei ole küll abstraktne, aga Kaja Kärner, kelle loomingust on Adamson-Eeriku muuseumis just suur näitus avatud, tema oli üks selliseid naisautorid, kes jõudis väga varakult väga avangardsete lahendusteni, aga erinevatel põhjustel on jäänud mõneti meesautorite varju. Me sellel oksjonil räägime üldse naiskunstnikest eraldi, see oli sinu mõte, see naiskunstnike grupp väga selgelt kogu sellest oksjoni valikust välja tõsta, nii et sõltumata ajastutest, sõltumata koolidest, õppimisperioodidest, lähenemistest, kas pallasaegsetest autoritest või tänapäevastest naiskunstnikest on nad meil kõik ühes grupis, mis sind selleks ajendas, selleks mõtteks? Eks see on ka mõneti nüüd iganenud, et me võtame autorid, ütleme, et nad on kõik naised, järelikult nad kuuluvad mingisse eraldi gruppi, et tegelikult see ju nii ei ole. Ei saa ühendada teoseid ainult selle tõttu, et autorid on teatud soost, see on tänaseks ka juba selline aegunud lähenemine, aga antud oksjoni puhul miks mitte, et korraks vaadata sellele fenomenile otsa ja ennekõike ajendas see, et siin on ridamisi autoreid, kes on jäänud kunstiajaloo varju või ütleme kunstiajaloo vaiba nurga alla ja põhjused väga erinevad. Linda Kits-Mägi näiteks. Tema puhul leidsin hiljuti tema abikaasa Elmar Kitse pallasaegse ankeedi, kus Elmar Kits on öelnud, et töötingimused on väga kasinad, sest tal on 3 karjuvat last kodus. Väga raske on töötada. Jällegi, arvestades ajastu kaanoneid, siis tundub, et eks nende lastega ilmselt tegeles pigem Linda Kits-Mägi. Või võtta Anna Audova, kes
ei lubanud ühtegi isiknäitust eluajal korraldada, lõpuks küll toimus, aga siis ta oli juba ise pool või täis pime, ei näinudki oma töödenäitust, traagiline. Ei tahtnud isiknäituseid, ei tahtnud esile trügida, ei tahtnud karjäärist mitte midagi kuulda, töötas, keskendus kunstile täielikult ja see oli siis see, millest ta naudingu leidis. Olga Terri, täpselt nagu Ann Audovagi, väga iseseisva mõtlemisega. Territ on meenutatud, et ka oma välimuselt, kuidas ta riides käis, et ta rõhutatult erines ümbritsevast massist, mida on teinud ka Andres Tolts, Ando Keskküla näiteks omal ajal. Aga ka Olga Terri ei keskendunud niivõrd sellele, kuidas ta nüüd kunsti ajalukku jääb, missugust karjääri ta teeb või ei tee, millistel näitustel osaleb või ei osale. Et tundub, et see naiste kunstiajaloo vaibanurga alla jäämine on põhjustatud väga erinevatest asjadest. Reeglite tõttu, ühiskondlike normide tõttu pidid nad sageli keskenduma muule kogu kunstile, aga ka see, et neil endal ei olnud võib-olla huvi kunstimaailma võitluste, võimuvõitluste vastu, aga paraku ka nende vastu ei tuntud kunstimaailma poolt just üleliia suurt huvi. Sest meil on siin ju tegelikult väga võimsad ja nimekad naised iseenesest esindatud ka hilisemast perioodist. Loola Liivat võib-olla jääb kusagile sinna kahe maailma vahele, et Loola Liivatilt on üks tore kompositsioon, samamoodi meie hulgast hiljuti lahkunud Kristiina Kaasikult üks väga võimas töö, võib-olla sa räägiksid sellest Kristiina Kaasiku märts 1981 teosest. Kaasik on ka üks autor, mõtleks, et kes on jäänud ebaõiglaselt piisava tähelepanuta. Kaasik ei ole oma loomingut üleliia palju kommenteerinud, kahjuks üldse Eesti kunstnikud, eriti vanemad autorid, ülivähe me leiame nende endi märkmeid või intervjuusid. See on ka üks Eesti kunstile võib-olla iseloomulik asju, et kunsti hoitakse sõnavälisel alal, et sellest võib-olla ei olegi võimalik rääkida, on selline seisukoht või mis me tast ikka räägime ja sellest on kahju. Aga nüüd ühes väga nappides intervjuudest, mille Kaasik on andnud, seal ta on kirjeldanud, kuidas talle meeldib see ülemineku aeg looduses, mida me ka antud maalil näeme. Ja et need värvid, mis seal ülemineku ajal, vara kevadel või hilistalvel on, et need ei ole sellised tingimata harmoonilised, sulanduvad, soojad toonid, mida huvitaval kombel meesautorite töödes väga palju leiab, sellist sentimentaalsust. Et Kaasikul on hoopis teine koloriit, see töö on vertikaalne, juugendlikud puutüved, aga ennekõike see värvitoonide kontrastsus, julgus ja ekspressiivsus. Loola Liivati paralleel on siin kohane, ka tema oli väga ekspressiivne või on väga ekspressiivne kunstnik. Ja see muudab, ma ütleks, Kaasiku üpris erandlikuks jällegi. Et üldiselt Eesti kunstis on otsitud loodust kujutades harmooniat, õnnetunnet, elujaatust ja nii edasi. Ja ka Kaasik seda kõike ei eita, aga tal on hoopis teised tundevarjundid töödes ka ikkagi sees. Ja kindlasti sellest naiskunstnike grupist ma tooksin ka välja Sirje Runge. Sirje Rungel on 2 tööd, üks varasem, üks hilisem töö ja selline aeg aastast 1980 niisuguse punase kuu või väikesega isegi pisut sellise sümbolismi maiguline teos. Sirje Runge, kes ma nüüd ei tea, kui palju aastaid, aga aastakümneid juba ei maali enam, ei tööta, tema loomede on selles mõttes just kui lõpetatud või joon all, või vähemalt ütleme uute maalide valmimisel on joon all. Tema looming endiselt ka ootab avastamist suuresti, aga need tema ülitundlikult maalitud geomeetrilised pinnad, kus me ei saagi aru, kas tegemist on geomeetriaga või tegemist on millegi muuga. Need vormid on, selleks, et olla geomeetria, on nad, kuidas siis öelda, veidi liiga hajuvad, aga selleks, et olla unenäolised, selleks on nad veidi liiga selgepiirilised. Ja nüüd säärased geomeetriliste sümboolikate kasutamine nagu ring või ruut või ristkülik Eesti kunstis, eks seda on üritanud ka teised, aga Runge puhul mulle tundub, et
see tema värvikasutus on sootuks teissugune, sootuks omapärane, et kui rungemaale näha, siis koloriidi järgi on ka tegelikult võimalik ära tunda. Ja see ei tähenda, et tal oleksid kindlad lemmikvärvid, et me selle järgi tunneme või kindlad värvikombinatsioonid, mida ta alati ekspluateerib, et ei, tal iga maal on erisugune, aga seal on mingi väga suur heas mõttes nagu tundlikkus. Tundlik on selline sõna, mida sageli naisterahvaste puhul kasutatakse, stereotüüpsena, et ei tahaks selles kontekstis kasutada. Aga seal on jah, et neid tema maale võib lõputult vaadata ja sa ei saa aru, kus toimub see muutus, aga sa saad aru, et mingi muutus seal kogu aeg toimub. Nende Sirje Runge tööde puhul, eriti selle äärmiselt minimalistliku puhta värvipinna puhul on oluline vaadata või tähele panna ka seda, missuguse nurga ja rakursi alt on tekkinud pintslilöögid või kui teadlikult on kunstnik seda pintslilöökide dünaamikat ja võib-olla seda teatud niisugust värvireljeefsust sellesse värvi kombinatsiooni suuremalt nagu modelleerinud, et ka see mängib valgusega kaasa, et tõepoolest selles mõttes on nad väga tundlikud ja ka erinevates valgusruumides väga tundlikud ja väga huvitavalt mängivad tööd, nii et see ajutine arusaam sellest nagu mitte miskist, mis selle pildi peal on tegelikult väga palju just see miski, millesse hästi süveneda. Aili Vindi tooksin ka naiskunstnikest välja. Aili Vindilt on meil seekord väljas minu arvates üks äärmiselt võimas töö 80. aastate algusest, mis kannab pealkirja Õhtune kraav. Et kuidagi see kraav tundub nagu midagi lihtsalt ja lakoonilist, ent ometi on ta teinud niisuguse jõulise poeesiaga isegi võiks öelda. Jah, see on töö, mis on omal ajal ka näitustel esinenud ja ajalehes reprodutseeritud olnud. Ja Vint, keda me teame suuresti meremaaljana, tuleb välja on ka kraavimaalja. Aga tema puhul mulle tundub väga huvitav see, et ta on tehniliselt muidugi väga meisterlik see, kuidas ta veepinda, aga mitte ainult veepinda, vaid kogu seda õhtust atmosfääri seal ümber, kui delikaatselt ta seda tabab, kui meisterlikult ta suudab selle välja maalida. Aga tema jaoks ei ole maalipind, mulle tundub selline tundlemise koht, et ta ei maali loodust sellepärast, et tingimata mingeid tundeid väljendada, vaid pigem on küsimus, kasutan ettevaatamatult ühte sõna, teatud energias, teatud mingisuguses sõnastamatus energias, mis selles vaates, selles meeleolus, selles atmosfääris ja selles maalis siis lõpuks on. Ja tunne ja energia, et need on nagu kaks veidi erinevat asja. Mulle tundub, et energia on selline laiem, abstraktsem, totaalsem mõiste kui siis see, et sa teed maali mingi tunde ajal. Sellised näited on hulgaliselt ja siis see maal kannab seda ühte tunnet, elurõõmu või pessimismi või midagi säärest. Ma arvan, et energiast kunsti puhul rääkida on väga asjakohane, sest kunstnikud ise muuses väga julgelt seda ka kasutavad ja meie väga hea sõber ja pikaaegne koostööpartner tänaseks kadunud Jüri Arrak rääkis energiast eriti oma elu lõpuperioodil väga palju ja tal olid terved teooriad sellest, kuidas kõik need energeetilised impulsid seda loomingut ja maailma mõjutavad ja kannavad ja ta pidas seda energia liikumist ja seda energia tajumist ja tunnetamist äärmiselt oluliseks, nii et ma arvan, et kunstnikud seda sõnatut ruumi, kus see seletamatu energia, mida me võib-olla väga ehk tahame kuidagi ka esmalt esoteerikaga seostada, aga selle kunsti puhul kindlasti ehk see nii ei ole, et seal on mingid peenemad mateeriad ka mängus. Jah, Ahvenemaa on ka üks selline asi, kus me saame näha, et 100 aasta lõikes mingi teema tuleb taas ja sama võib öelda ka selle energiajutu kohta. Energia on väga, kuidas siis öelda, esoteeriline teema samuti ja ohtlik sellest rääkida, eriti Eesti kunstis või Eestimaal üldse, kus me oleme ikkagi pragmaatilised, mõistlikud, normaalsed talupoja tarkusega inimesed. Aga
sellest energiast on väga paljud autorid, mulle tundub, lähtunud ja see võtab erinevaid vorme, aegalt religioosse vormi, aegalt poolsakraalse vormi, aegalt esoteerilise vormi. Aga neid juuri võib tegelikult, me võime Aili Vindi või Jüri Araku juurest hüpatagi Konrad Mägini, kelle jaoks looming ei olnud pelgalt eneseväljendus, ei olnud pelgalt välise maailma kopeerimine, vaid näiteks ühes oma varases kirjas ta ütleb midagi säärast, et elu on üldiselt närune ja hädaorg ja hing on pidevas vaevas ja ainult kunstis sa võid leida mingisuguse rahu. Ta räägib rahust ja mulle tundub, et see rahu ei ole tema jaoks ka lihtsalt üks emotsioon või tunne, vaid see on energiaga seotud mingisugune tasakaalu tajumine maailmas, universumis iseendas. Ja Mägi jaoks kahtlemata kunsti puhul see energeetiline, sakraalne, religioosne, panteistlik mõõde ehk see, et looduses sa tajud midagi ülevat ja religioosset oli mitte oluline, vaid võiks öelda isegi keskne. Ma arvan, me võiksimegi siinkohal tegelikult rääkida sellest Konrad Mäe tööst, mis meie oksjonil on ja see on maastik 1920. aastast, mis on olnud siis müügis avalikus ruumis mitte nüüd esimest korda, vaid teda on üritatud ka müüa paaril korral eelnevalt läbi ühe antiigikaupluse ja veel läbi ühe oksjoni ja nüüd on ta siis maandunud siia Hausgaleriisse taas ja võib-olla ta tekitab selle küsimuse, et mis siis nüüd. Minu hinnangul on see ühtepidi see, et võib-olla see töö esialgu turule sattudes oli natukene vales kontekstis eksponeeritud ja oli võib-olla ka pisut valesti hinnastatud ja see, mis ühe tööga võib juhtuda, kui ta vales kontekstis välja tuuakse ja ta võib tekitada mingeid küsimusi või kahtlusi, et tõmbab tööle ehk sellise suure küsimärgi maigu juurde, mida me siis sinuga tegelikult otsustasime, et me ikkagi paneme selle töö taaskord oksjonile, kui see meieni jõudis ja et töö ei ole ju kuidagi selles süüdi, et ta on mingisugusesse sellisesse raha ja müükide ja pakkumiste rattasse nagu sattunud, et mu meelest need küsimused tegelikult selle töö enda ümber ei ole üleüldsegi õigustatud selle töö kvaliteedi, selle töö loomingulise väljakutse mõttes, mis Konrad Mägit siin on köitnud. Ja sa tõid väga ilusti välja, kui me sellest tööst selgemalt ka siin rääkisime, selle impressionismi, mida see töö endast kujutab. See töö on ju ka katalogiseeritud, eksponeeritud, teada töö, tagant on ta viseeritud Tuglase ja Pütsepa poolt, olles siis üks nendest töödest, mis pärast Konrad Mägi surma tema ateljeest revideerimise käigus siis nagu nimekirjadega süstematiseeriti. Et räägi selle töö plussidest, räägi selle töö võlust ja räägi selle töö fenomenist läbi Konrad Mägi maalikunsti suhtumise. Alustades sellest hinnaküsimusest, et hind hinnaks, aga on üks asi, mida kunsti ja kollektsioneerimisel võib-olla tundub mulle väga oluline silmas pidada, et lõpuks kogutakse konkreetseid töid, mitte on ka muidugi võimalik koguda autoreid, et sa ei vaatagi, mis töö autor kõik läheb. Aga üldiselt kunstikollektsioonid ikkagi moodustuvad ju niimoodi, et inimesed vaatavad seda konkreetset tööd ja ostavad seda konkreetset tööd, mis tähendab, et kõik Konrad Mägi tööd ei ole ühes hinnaklassis, see sõltub kunstniku taotlustest, ühe tööga ta on soovinud näiteks luua midagi väga dekoratiivset, ilusat, läbimaalitud, nagu ka Konrad Mägi näiteks oma Itaalia vaadetes ja tänu sellele, et nad on nii väliselt efektsed, lummavad, dekoratiivsed, siis kuuluvad ühte hinnaklassi. Käesolev töö, siin on Mägi lähtunud teistest printsiipidest. Modernismile oli iseloomulik mitte ainult Eestis, vaid ka mujal ja võib-olla mujal isegi rohkem teatud juhuslikkus või vähemalt soov jätta mulje, et see maal on valminud kergelt, elegantselt, ilma liigselt konstrueerimata, pooljuhuslikult. Kui me vaatame antud maali, me näeme, et seal on hulgaliselt sellised pruune värvi välju, mis tegelikult on katmata papipind, et Mägi on sealt pintsliga üle libisenud ilma jälgi jätmata. Selline kerge, elegantse juhuse
elulise impulsiivsuse mulje jätmine, aga see mulje jätmine ei ole halb. Selles mõttes, et ei proovita midagi teha nägu, vaid tõesti soovitaksegi sellist maalimist laadi harrastada. Et see oli modernismis täiesti õigustatud, omad ideelised põhjused olid sellel, programmilised põhjused, aga kui nüüd see töö asetada, ütleme, kunsti mõõtkavasse on ta võrdväärne mõne kaprivaatega, aga turul paraku on niimoodi, et teatud lähenemised inimestele lähevad rohkem korda või rohkematele inimestele ja teisi oskavad hinnata vähemad inimesed. Et lõpuks hind võib, aga ei pruugi öelda midagi töö kvaliteedi kohta. Oluline on vaadata, et mis kontekstis, mis eesmärkide, mis taotlustega mõni töö siis maalitud on ja selle järgi pigem hinnastada, mitte vaadata autori nime ja unustada töö ära ja öelda, et kõik selle autori tööd kuuluvad sellesse hinnaklassi, et ma sellesse väga ei usu. Tegelikult on kunstis ka tihti hinnatud ju vahel isegi enam seda niisugust impulsiivset, otsest looduses maalitud kerget puhangulist etüüdi, kui väga täpselt ja konkreetselt komponeeritud ja läbimaalitud teost ateljees, sest väga mitmed kunstnikud ju töötasid nii, et nad tegid oma eskiisid looduses ja nad pärast nende ainetel siis tegutsesid edasi ja töötasid ateljees. Et ma olen mitmeid seesuguseid töid saanud ka galeristina nende pikkade aastate jooksul võrrelda, kus ma näen ühte ja sama kompositsiooni, millest üks on selline värske looduses maalitud töö ja teine on siis pärast ateljees nende muljete järgi teostatud töö. Et ma alati ise kaldun nende värskete esmaste impressioonide ja impulsside poole isegi rohkem kui nende väga läbimõeldud tööde poole. Kuidas sinuga on? Kõik sõltub, sellepärast, et on mingeid asju, mida on võimalik teha puhanguga maalides. Eduard Kutsar näiteks 43. aastal on Tartu lähedal, ilmselt Vellaveres, Elva lähedal, kui veel täpsem olla, ja ilmselt on ta maalinud vabas õhus, vineeri peale, see oli talle toona iseloomulik ja kunstiajalooliselt tuleb öelda ka haruldane töö selles mõttes, et järgmisel 44. aastal 3 eri episoodist tööd hävisid, ateljee põles, siis ta viis mõned tööd varju Kunstnike Liidu pööningule, kus need läksid kaduma ja lõpuks ka vist oli õetütre maakodu, kus olid ülejäänud teosed, ka see põles maha. Et Kutsar lähenes niimoodi ja tema eesmärk oligi siis edasi anda värvirõõmu või seda head tuju, mis tal oli, emotsiooniga värvist, mitte ainult loodusest ja selliseks asjaks sobib looduses maalimine hästi. Lepo Mikko, nagu öeldud, või Aleksander Vardi, nende eesmärgid olid teistsugused. Nad ei tahtnudki olla spontaansed või võltsida seda spontaansust, vaid ollagi läbimõeldud, kõik tasakaalus ja siis uurida kunstilisi vahendeid ehk pinslilööki, värve, vorme ja sellist süvenevat, analüüsivat, ma arvan, Henn Roode puhul on väga kasutatud sõna analüüsiv maal, et seda on jällegi väga raske looduses seal Eestimaa ilma käes, kus kohe hakkab sadama, hakata nüüd kangesti analüüsima. Selleks ongi vaja olla ateljees ja läheneda hoopis teistmoodi ja ma arvan, et seda väärtust, mis kellelegi meeldib, see on üks võimalik viis, kuidas teost hinnata, teine võimalik viis on proovida aru saada või oletada, mida kunstnik on soovinud ja vaadata, kas tal see soov tuli siis välja. Kui kunstnik on proovinud olla spontaanne, aga teos ei tundu kuidagi spontaanne, siis on probleem majas. Kas selles spontaansuse kontekstis või siis rohkem läbitöötatuse kontekstis võiksime me ka rääkida ühest järgnevast suureformaadilisest teosest meie auksjonil, mille on loonud Elmar Kits. Et kindlasti on see ehk üks selline pretsedenditum teos meie auksjoni veergudel Elmar Kitselt üldse, et me peaksime seda täpsemalt analüüsima. Kits on huvitav fenomen. Mulle tundub, et me kõik teame, kes Kits oli ja samas mul on tunne, tegelikult me ei tea. Tema viimane suurem ülevaatenäitus oli, kui me eksi, kas 30 või 31 aastat tagasi ja pärast seda on olnud väiksemaid näituseid, on tehtud tema näituste, legendaarsete näituste remake, jah. Aga
kitse uurimuslikke näitusi rohkem ei ole olnud ja ei ole ka näha, et tuleks, rääkimata artiklitest või millestki säärasest. Aga miks ma ütlen, et tundub, et me ei tea teda, sest see, mida me teame, on, et ta oli Eesti Picasso, sest ta oli niivõrd mitmekülgne, andekas, oskas väga eri laadides, impressionismist abstraktsionismini, sotsialistlikust realismist väga tundliku postimpressionismini maalida. Meile tundub, et me teame, mis teemadega ta tegeles, aga teiselt poolt mul on tunne, et me sageli tea, miks ta millegagi tegeles. Mis oli see kunstniku sisemine impulss? Muidugi jätame kõrvale siin tellimustööd, või kunstiliste, kus me näeme abstraktsete tööde puhul, et ta tahabki vormi kuidagi muuta, et seal see taotlus on nähtav, aga näiteks antud Paadisadama puhul, et miks ta siis sellise motiivi ikkagi maalib. Ja väikest tuge võib-olla annab sellele kitse enda märkmed, mis on hõredad, hajusad ja nii edasi, aga neid lugedes on tajuda, kuidas looduse poole ajendas teda pöörduma siis teatav sügav sisemine nukrameelsus. Ja ta ehitas ise ka paate, me näeme Paadisadamat ja ta paadis istudes sõitis mööda jõge ja siis paadis istudes maalis. Nii et ka see maal võib-olla on siis tema enda ehitatud paadis maalitud, kus ta istub, vaatab paate. Me näeme, et töö südamik on välja valgustatud, selline optimistlik töö, tihe pintslikiri, mis tavaliselt tekitab meis ka tunde, et kunstnik on kangesti tööhimuline ja töö lendab ja see kõik vastab ilmselt tõele. Aga mulle tundub jah, et see põhjus, miks on siin endiselt vastamata ja on väga huvitav kitse puhul mõelda. Ja võib-olla, kui me natukene liiguksime veel mööda neid suureformaatilisi töid, tegelikult siis see oleks ka hea pöörduda meie kaasaegsema kunstimaailma poole ja tuua siia kitse kõrvale midagi hoopis täiesti erinevat, rääkides Miljard Kilgi saadikutest Tallinna linna kohal, mis on vaieldamatult üks imposantsemaid teoseid sellel oksjonil. Miljard Kilk, kes alustas hüperrealistina ehk maalis reaalsust nii täpselt kui võimalik, kuid lisas sinna juba kunstiajaloo kihistusi, tsiteeris kunstiajaloo kuulsaid motiive tänases argises kommunaalses nõukogude ühiskonnas. Tema on tänaseks jõudnud hoopis teistsuguse laadini, eriti pärast seda, kui ta 80-ndatel Priit Pärnaga koostööd tegi joonisfilmide juures, kus siis antakse selline suuremõõtmeline ja heas mõttes pretensioonikas vaade, kuidas siis öelda, luuakse selline väike kosmoloogiline pilt, kus on väga erinevad olendid, väga erinevad ajastud, kõik on ühel pildil koos. Ja moodustubki selline kosmoloogiline vaade ja millele täpselt me isegi ei saa aru, et seal on linnavaade, seal on just unenäolisus, siis on mingid kummalised karakterid, kas nad pärinevad mõnest jutustusest või legendist, et see kõik on selline fantastiline, sürreaalne kogum. Ma tõstaksin tema kõrvale ka Nikolai Kormašovi 2 maali, üks on Eestimaa teed ja teine on Isad ja pojad. Ja miks? Sellepärast, et nad teevad suhteliselt erinevaid asju. Nikolai Kormašov jällegi läheneb väga argipoeetiliselt, et seal ei ole pealt näha sürrealismiga midagi pistmist. Eestimaa teed sari valmib siis, kui ta sõidab augustikuude lõpul oma suvekodust Setomaal koos lastega linna tagasi, lapsed peavad ju kooli minema. Väga tundlikud, sentimentaalsed, isegi nostalgilised, korraga nukrad ja rõõmsad, nagu need augustikuud on vaade. Aga kui vaadata seda Isad ja pojad, siis seal on
väga tugev sümboolika ja ka teatav kosmoloogia, et all on ema lapsega ja üleval on kosmoses lendav meesterahvas, kes siis peaks seda all olevat maailma kaitsma, seda eriti ajastul, kolmas Maalis selle maaliva ajastul, kus olid kosmosesõjad ja tähesõjad ja mis kõik teemad. Ehk tema loob ühe teistsuguse, aga samuti sellise kosmoloogilise vaate inimkonnale. Pealtnäha täiesti erinevad tööd, aga midagi seal ometi on sarnast. Võib-olla selles samas erinevate sfääride maastikes on liikunud ka Siim Tanel Annus. Siim Tanel Annusel oli üks väga võimas töödesari Genesis, mis on meie publiku hulgas hästi tähelepanu leidnud ja nüüd sellel oksjonil on meil väljas tema töö pealkirjaga Suvi, mis on siis sarjast, millega Siim Tanel Annus ka tänavusel kevadnäitusel võitis tunnustatud publikupreemia. Annus tundub, et on algusest peale tegelenud teatud teemade ringiga väga iseseisvalt, ta ongi ju nii-öelda isemajandav kunstnik, kes loomingus on seisnud irtsena, ei ole siin kangesti tahtnud ühegi vooluga kaasa minna või ajastutega kaasa minna, et muudaks oma laadi väga. Lõpetades sellega, et ta on kasvatanud ise kasvuhoones, kui ma eksin, lilli vist nõukogude ajal, elatas ennast niimoodi ära, et kuidagi väga iseseisev autonoomne autor. Ja nüüd me teame, et need tema geomeetrilised vormid, nendega ta on aastakümneid tegelenud, kuid nüüd viimastel aastatel on tulnud sinna mingi täiesti teine energia sisse, mingi jõulisus, formaadid on läinud suuremaks, pintslikiri on väga, ma ei ütleks, et impulsiivne, et on kontrollitud, et seal on näha, et teatud kindla tahte ja suunaga need värvijoad jooksevad, aga seal on mingi väga tugev emotsioon. Ja maali värvid ka ütlevad ja Annus ei ole sellest saladust teinud, et Ukraina sõda on see emotsioon, aga ta ei kommenteeri oma töödega seda sõda, ta ei ole sotsiaalne või poliitiline selle sõna otseses mõttes, vaid see on mingisugune abstraktsem tunne, kus ilmselt tundub segunevad nördimus, pettumus, viha, samas lootus, et sõda lõpeb ja teadagi kelle võiduga, solidaarsus kindlasti, väga suur solidaarsus, kaasaelamine, empaatia, selline väga hingestatud vaade sellele kõigele. Et siinkohal me võime rääkida, et üks tegelikult lihtne pealtnäha vaid loodusinterpretatsioonina mõjuv teos kannab endas märksa enamat, kui me seda esmapilgul näha võime, et kunstile on see laiemalt omane, kui me hakkame kunsti tagamaadesse süvenema. Kas ka portree võib kõneleda meile rohkemast kui ainult kellegi pilk, mis meile portreelt vastu vaatab, rääkides siin veel ehk Ants Laikmaa portreedest? Hüpates korraks Annuse juurde tagasi, et ega see võib ka olla viljapõld lihtsalt sinise taeva taustal ja selles viljapõllus võib väljenduda ka näiteks solidaarsus hädas olevate inimestega, see töö võib väljendada siis seda, et kuidas ka ei läheks, järgmine kevad uuesti vili hakkab tõusma. Et need tõlgenduste prisma võib väga lai olla. Portreede puhul Anna Audava oletatavasti võis maalida ise ennast, kui me vaatame seda suletud silmadega naisterahvast, olevat inimesi niimoodi kuulanud, et pani silmad kinni ja kuulas. Ants Laikmaa portreede puhul ka, et hea portree, mida Eesti kunstis ülearu palju ei ole, sest jällegi kunstnik on lillekesed rohkem huvitanud kui inimesed, aga hea portree ilmselt on säärane, kus on tabatud midagi inimesele olemuslikku ja mõni tabab seda läbi välimuse, mõni läbi mingi grimassi või žesti, mõni läbi silmavaate. Laikmaa puhul on imeks pandav, kuidas ta suudab väga nappide vahenditega teatud sellist meeleseisundit inimesest tabada ja see meeleseisund ei ole kuidagi aktiivne, avar, inimesed ei karju, ei nuta, ei naera tema teostel, aga seal on mingi sisemine
pingestatus ja sisemine ka valgustatus neis inimestes. Ja tänu sellele, et ta tabab midagi olemuslikku või Roode ütleks ilmselt midagi tõest, tänu sellele nad muutuvad laiemateks üldistusteks inimeste kohta. Et kes see konkreetne inimene oli, huvitav vaadata, aga tegelikult me näeme inimest kui säärast. Sellised üldistused läbi kunsti erinevate teemade, erinevate ajastute, erinevate kunstivoolude põimumised on meie kunstis ka maailma kunsti najal laiemalt ju märgatavad ja võib-olla ma ühe töö tahaksin veel ehk siin vaikselt meie juttude lõpetuseks välja tuua, ei pigem kaks, üks nendest oleks Leppo Mikko Peipsi mehed, me räägime, et figuraalkompositsioone meil on vähe ja võib-olla see Mikko ja samamoodi nagu ka Richard Uutmaa alepõletajad esindavad midagi selles kunstis väga selgelt. No need on nüüd vähesed tööd, mitte ainult oksjonil, vaid ka laiemalt, kus me näeme inimesi ja veel neid on palju sellel maalil, mõlemal maalil. Ja mõlemad väljendavad ka inimesi, kes on, kuidas siis öelda, lakoonilistes tingimustes, üpris lakooniliselt ka maalitud, inimene ja loodus mingisuguses kooskõlas, aga see kooskõla ei tähenda lilli ja liblikaid ja sellist harmooniat või piknikupidamist, et seal on mingi karmus. Et nii Mikol kui Uutmaal endal, mõlemad, nad olid maal sündinud, kasvanud, Uutmaal olid vanemad või isa oli kapten, kui ma ei eksi, ja vist seal ka teised esivanemad. Et tema jaoks kogu see rannaäärne elu ja oli väga tuttav isiklikult ja ta teadis, kui raske see on tegelikult ellu jääda, igapäevast toitu leida. Ja alepõletajad on selle väljendus. Ei ole küll rannaelu, aga täpselt sama füüsiline raske töö selleks, et ellu jääda. See on maalitud 43. aastal, kus tegelikult alepõletamine, nii palju kui ma oletan, ei olnud enam aktiivne. Inimesed said ka teistmoodi, said ka lihtsamalt maad harida. Ja tundub, et põhjus, miks ta 43. aastal selle teema juurde tagasi pöördub, et siin võib-olla näeme mingeid viiteid sõjale, põletatud maa taktikale ja nii edasi, aga ma pigem julgeks oletada, et see sama inimese karm kooskõla loodusega ja see, et sa pead arvestama loodusega selleks, et ellu jääda, sa pead tundma loodust, sa pead talle ruumi andma loodusele ja nii edasi. Et see sellisel väga raskel ajal, kus tundus, et kõik hävib, võis tegelikult anda vastupidi ka lootust. Uutmaa sõja ajal üldse maalib päris mitu tööd, kus inimesed pügavad lambaid, parandavad kalavõrke ja nii edasi. Ja Leppo Mikko on ise öelnud, et tema oli karjapoiss, käis karjas, et kogu see loodusega kooskõlas elamine oli talle väga tuttav ja nüüd hilisematel aastatel pärast sõda, kus ta on juba Tallinnas tähtis õppejõud ja ei ole karjapoiss ja elab linnas ja kõik nii edasi, et siis ta loob üldistuse ja see on üpris selline eestilik üldistus inimese ja looduse siis mingist kummaliselt vastuolulisest kooskõlast, et ollakse koos, ja seal on ka mingi elujaatus, aga ta ei ole nagu selline avatud rõõm, optimism, pealiskaudne helgus. Ja need karmistiili ilmingud ka tegelikult, mis sellest Leppo Mikko tööst läbi jooksevad ja mida ka Nikolai Kormašov on ju oma loomingus käsitlenud, et see on niisugune jõuline tume joon ümber figuuri ja mingisugune vastandumine võib-olla selle pehmema looduse poolega, mida ju ka sellel ajal maaliti ja käsitleti. Aga üks töö veel, me oleme siin niimoodi hüpanud siia ja sinna ja läbi erinevate ajastute, aga mis toob ehk selliseid välismaiseid tuuli meie kunsti ja võtab kokku ka mingeid väga selgeid avangardi mõjutusi, on see Endel Kõksi abstraktne kompositsioon 63. aastast, mis on minu arvates üks värvikamaid ja üks huvitavamaid teoseid sellel oksjonil üldse. Endel Kõksil oli suur, kuidas siis öelda, jällegi vastuoluline rõõm ja traagika korraga saada siit minema. Rõõm sellepärast, et ta oli vaba, ta võis reisida palju, mida ta ka tegi ja ka oma kunstilistes lähenemistes sai olla enam-vähem vaba, et vähemalt ei piiranud teda mingid poliitilised ohud,
kindlasti olid tal ka omad piirid muudel põhjustel, aga sellist ohutunnet tal ei saanud olla. Sest selles Nõukogude riigis ta ju enam ei elanud, eks? Just, aga traagika muidugi seetõttu, et pagulasena ei ole kerge elada, on väga raske elada. Ja kõks nendes abstraktsetes kompositsioonides, see on teissugune abstraktsus kui tema hea sõber Elmar Kits, keda ta näeb paguluses ka unes korduvalt ja vist oli sedapidi, et ta laenas enne lahkumist Kitselt taskunuga ja siis ta oma märkmetes kirjutab, et ta tahaks selle noa Kitsele tagasi anda, mida kunagi ei juhtunud, nad ei kohtunud enam kunagi. Kitse abstraktsionism 60-ndatel on poolabstraktsionism, see on seotud ikkagi mingite äratuntavate motiividega, kas või pealkirja tasandil, on ka palju tumedamas koloriidis ja on kuidagi selline tõhusalt läbi töötatud. Kõks on palju kergem, elegantsem, nagu ta alati on olnud, hoopis teised toonid, palju rohkem värvirõõmu, värvidele keskendumist ja täielik abstraktsus, et teda selle reaalsuse küljes ei hoia küll ükski ankur. Ma arvan, et me oleme oma kunstioksjoni ekspositsiooniga teinud kõik, et inimesi ka sellest reaalsusest lahti raputada, millest kunstnikud ehk ennast oma maailmas on lahti tahtnud raputada ja kuidas nad on oma loomingusse süvenenud ja sellesse süüvides siis ka neid visuaale tänasesse ja meile pärandanud. Nii et aitäh sulle selle toreda jutuajamise eest, kui nii võib öelda. Taaskord me oleme rääkinud pikemalt ja põhjalikumalt kunstist. Kindlasti on paljud teemad, mis jäid rääkimata, aga sa oled meiega ka oksjoni päeval nii 2. kui ka 3. novembril ja siis me saame juba selgemini ka neid töid veel emotsionaalsemalt ja üksikumalt kommenteerida oksjoni melus. Aitäh sulle, Eero! Aitäh!